Sain ükskord emalt oma esimesed sõnad, siis kui mul enesel ei olnud sõnu veel. Ja sellest peale eesti keele kõla, kui käsi puumu toeks on eluteel. Kes teab, kui kaugele meid viivad teed ja aastad, ükskõik kui omaseks saab mõni teine keel, kuid pea ja südame võib anda kodunt kaasa, vaid üks ja ainuke, me endi emakeel. Tere, head Kastre valla inimesed! Pidupäeva tervituseks saab sõna Kastre vallavanem Priit Lomp. Aitäh! Armsad sõbrad! Eesti Vabariigi sünnipäev on kohe-kohe ukse ees ning nagu paljudel varasematel aastatel tähistatakse meie kõigi pidu nii Eestimaa pinnal kui ka palju kaugemal. On vaid üks väga suur erinevus. Suured rahvakogunemised jäävad valdavalt ära ning on asendunud pereringis tähistamisega. Just nagu aastakümnete eest, mil sellist sünnipäeva peetigi elutoas, siis küll suletud uste ja ette tõmmatud kardinate varjus. Võib öelda, et viirus on okupeerinud olulised osad meie tegevustest ja vabadustest. Ja nii nagu enam kui 30 aasta eest on ka sellest viirusest jagu saamiseks vaja näha igaühel oma rolli ja vastutust, sest kett on täpselt nii nõrk kui selle kõige nõrgem lüli. 20 lapsega lasteaiarühmas võivad ju 19 lapse vanemad olla hoolikad, kuid kui üks vanem viirust eitab, siis on automaatselt kaitsetud kõik ülejäänud perekonnad. Sama töökollektiivides ja muidu avalikus ruumis. Tugev kett katkeb ja vähemalt selle viiruse puhul on parandusperiood 10 päeva peale katkemist. Kindlasti ei pea sünnipäevapeo koduseinte vahel pidamise üle joovastavat rõõmu tundma, aga samas ei ole põhjust ka kurvastamiseks. On aega olla lähedaste seltsis, on aega lugeda ja mängida, aega liikuda ja järele mõelda ning miks mitte ka selles samas pereringis kõneleda, mille eest keegi tänulik on. Saame teha tegevusi, mis lähendavad ja liidavad, alternatiiviks nendele pidustustele, mis ei liida ega lähenda, vaid hoopis lahutavad ja lõhuvad. Ükskõik, kas linnatänavatel tõrvikuid põletades ja sinimust valget omastades või peenetes piduriietes teleekraanil riikliku eliidi seltsis. Kummalgi juhul ei aita see edasi, vaid võõrutab ja hoolitseb selle eest, et kellegi teise ebaõnnestumise üle alati teises nurgas niinimetatud eestlaslikult hea meelt tuntakse. Nii kauaks, kuni see jätkub, ei saagi olla Eesti Vabariik kõigile win-win ehk kõik võidavad. Ja selle üle on põhjust kurvastada, isegi pidupäeval. Aga enamasti on põhjust rõõmustada. Rõõmustada Eesti, meie inimeste, meie perede ja kodud üle, aga loodan, et samuti meie ühistöö meie koduvalla üle. Oli see alles äsja, mil 100-aastane juubilar Eesti pidas sünnipäeva ja mõnekuune Kastre vald tegi esimesi samme, esmalt tasa ja arglikult, siis juba julgelt ja hoogsamalt. Paljud on jälginud meie tegevusi röntgen pilguga ning peagi tekib meie kallisvaral, meie inimestel võimalus vahehindamisele. Kutsun sind kaasa mõtlema, arutlema ja hinnangut andma, sest demokraatiast kõrvale jäädes ei ole põhjust ka hiljem kuidagi viisi nõudlik olla. Meie ühine traditsioon on vabariigi sünnipäeval tähele panna kõige tublimaid endi hulgast. Elutööpreemiad ja hõvemärgid, tublid noorsportlased, kultuuriviljelejad ja silmapaistvad õppurid, kogukonnad ja sündmuste korraldajad, suuremate ja väiksemate tegude tegijad. Sellele traditsioonile ei pöörame selga ka erakorralise aasta järel. Seepärast kutsusime just silmapaistvamaid täna, 20. veebruaril, suure sünnipäeva eel, siia Melliste raamatukogu ja noortekeskuse õuealale, et väljendada neile tänu. Tänan ka meie laulukoore ja tantsijaid, kelle abiga sünnipäevavideo ühtseks tervikuks seotakse. Nii saab igaüks meist peost osa just nimelt pereringis, vaid selle erandiga, et meid seob videosild ning võrreldes aastakümnete taguse perioodiga lehvib õues lipuvardas meie kõigi sinimust valge ning kodudes räägitakse julgelt sellest, mis südamel ja hingel. Aitäh, armas Eesti! Palju õnne meile kõigile vabariigi sünnipäeva puhul!
armas ja väikene ta, minu kodu, mu isade maa. Madalad majad ja looklevad teed, sinimered ja järvede veed. Tilguvad räästad ja päike on soe, sinilill metsa alt välja nüüd poeb. Seemet on ootamas puhanud maa, uuele elule ärkab kõik taas. Üürike suvi, kuid hinge jääb ta, selline juba kord on Eestimaa. Süttivad tuled ja valged on nüüd, usun, et sõnajalg õitsema lööb. On nii armas ja väikene ta, minu kodu, mu isade maa. Madalad majad ja looklevad teed, sinimered ja järvede veed. Sinimered ja järvede veed. Kastre valla stipendiumi konkursile Tulevikutahed laekus tänavu 14 avaldust. Hinnati möödunud kalendriaasta saavutusi. Kuulutame välja 2020. aasta Tulevikutahed laureaadid. 3. koha preemiaga kaasneb 100 eurot, 2. koha preemiaga 200 eurot ja 1. koha preemia juurde kuulub 300 eurot. Preemiaid annavad kätte Kastre vallavanem Priit Lomp ja Kastre vallavolikogu esimees Mati Möller. Hariduspreemia kategoorias otsustati sel korral välja anda 1. ja 3. preemia. 3. preemia kuulub neiule, kel meeldib luuletusi ette kanda ja mitte ainult. Ta kirjutab neid lausa ise. Tartu linna raamatukogu konkursil Prõmm 2020 saavutas neiu oma vanusegrupis 1. koha. Hariduspreemia 3. preemia laureaat on Eliisa Belov. Neiu peamiseks innustajaks on ema Riina Belov. Teist preemiat otsustati sel aastal mitte välja anda. Sellepärast võtame kohe ette 1. preemia. See läheb noormehele, kelle 2020. aasta saavutusteks on Tartu maakonnas korraldatud emakeele olümpiaadil 1. koht ja vabariiklikul emakeele olümpiaadil 3. koht 347 osaleja seast. Lisaks emakeelele oskab noormees hästi ka võõrkeeli. Ta on saavutanud inglise keeles toimuvatel mälumängudel häid tulemusi. Hariduspreemia 1. preemia laureaat on Kevin Paulson, juhendajateks Maarja Leola ja Ülle Hermlin. Eesti emad, olgu noor või vana, oleme kindlasti seda meelt, et ta kannab edasi me keelt, kombestikku ja kultuuri. Eesti emad, olgu noor või vana, olema peab kindlalt seda meelt, mis on esivanematest pandud maha selleks, et me käiks seal püsti päi. Kes on ees, et vaataks selja taha, järgi oodates ka neid, kes jäävad maha. Jätkame kultuuripreemiatega. Alustame 3. preemiast. Neiu on väga pühendunud muusikale. Ta õpib ja mängib üht raskemat pilli, viiulit. Peale pilli õppimise jõuab ta osaleda ka erinevatel konkurssidel ja festivalidel. Nii võistu mängis ta üle-eestilistel pillimeeste ühismängimisel Mooste ja Nari Jämmil. Lisaks võttis osa üleriigilisest e-võistu mängimisest, kus ühe loona esitas oma valla pillimeistri ja muusiku Aksel Tähnase pala. Loodetavasti saame neiule kaasa elada 2021. aasta rahvamuusikapeol, sest neiu on sihiks võtnud ka sellel sündmusel osaleda. 3. kultuuripreemia pälvib Helena Kull. Helena õpetajad on Krista Sildoja, Ott Kaasik ja Liisa Koemets.
Teine preemia kuulub neiule, kes osales eelmisel hooajal Vanemuise lastelavastuses Virvarr paberist muinasjutt nii näitleja kui muusikuna. Tema loodud oli kogu lavastuse muusikaline pool. Hetkel on ta Göteborgi ülikooli muusika- ja teatriakadeemia maailma muusikaosakonna vahetusüliõpilane. Seetõttu ta täna meiega siin olla ei saa. Aga suvel on meil kõigil teda võimalus kuulama ja vaatama minna. Nimelt on tal toimumas Eestimaa erinevates paikades rida kontserte. Kultuuripreemia teine preemia laureaat on Susanna Victoria Mõtsmees, juhendaja Joonas Simonson. Hea kastrerahvas, tänan muidugi Susanna nimel selle meelespidamise eest, aga tegelikult on mul teile üleskutse. Tihtipeale on eestlus võõraste inimeste hinges hoopis rohkem kui eestlaste hinges. Sestap on Hollandist pärit muusikapedagoog ja dirigent Bert Langeler teinud üleskutse, see levib ka Facebookis, 24. hommik, kuna nüüd ei lubata meil nii-öelda grupis pasundada ega laulda. 24. hommikul päiksetõusuga 7.32, kes mängib mingit instrumenti, kes laulab, tulge oma kodus õue ja laulame hümni. Ilusat vabariigi aastapäeva! Olemegi jõudnud esimese kultuuripreemiani, mille pälvib noor neiu, kelle elu keerleb teater Vanemuine ümber. Ta lööb balletitantsijana kaasa Vanemuise teatris juba 3. hooaega. Teda saab näha lavastuses Romeo ja Julia, Detektiiv Lotte ning Tilda ja tolmuingel. Esimese koha laureaat on Desiree Hinto. Desiree edukale karjäärile lavalaudadele aitavad kaasa Mare Tommingas, Rita Tolgih, Jelena Karpova ja Elena Bošnak-Kõlar. Edasi läheme spordipreemia laureaatidega. Eelmise aasta tulemuste eest otsustati 3. preemia välja anda lausa 3. 3. koha preemia saab neiu, kes ei karda raskuseid. Ta on saavutanud tõstmises esimesi kohti erinevates vanuseklassides Eesti meistrivõistlustel, Tartu linna meistrivõistlustel ja Tartumaa koolinoorte meistrivõistlustel. 3. preemia laureaat on Liisbeth Rosenstein. Neiud treenivad Viktor Korobov ja Reelika Põdersoo. Kolmanda spordipreemia pälvib noor krossisõitja, kelle saavutuste hulku kuulub Eesti noorte karikasarja 65cc klassi esikoht Lukas Leok. Noormees treenib isa Aigar Leoki käe all. Kolmas preemia kuulub taas noormehele. Temalegi meeldivad kiirused. Saavutusteks on Eesti Autospordiliidu rahvasprindi karikavõistluse 2020. aasta kokkuvõttes 3. koht, Eesti Rahvaralli karikavõistluste 2020. aasta esimese etapi 6. koht ja Purspek OÜ Tigase Kapp 2020. aasta kokkuvõttes 2. koht. 3. spordipreemia laureaat on Gert Tammoja. Nagu paljud noored rallisõitjad, treenib temagi oma isa Peeter Tammoja juhendamisel. Paraku erakordselt ilus talv ei jäta aega puhkamiseks. Gert on stardis Pandivere rahvaralli 2. etapil ning seetõttu teda täna siin ei ole. Jätkame spordipreemia 2. preemiaga. Neiu saavutusi kirjeldatakse sõnadega rebib kui ka tõukab. Esimesi kohti on tulnud Kalev Pensa mälestusvõistlustelt, Tartu linna meistrivõistlustelt ja Eesti meistrivõistlustelt. Edukalt on võisteldud ka Eestist väljaspool. Leedust toodi koju 2. koht. Spordipreemia 2. laureaadiks on Looreli Aaviste. Neiu harjutab Viktor Korobovi ja Reelika Põdersoo käe all. Esimese preemia pälvib taas noor tõstja. Eelmisel aastal püstitas ta lausa 17 Eesti rekordit erinevates vanuseklassides.
Tema saavutusteks on esikohad nii Tartumaa meistrivõistlustel kui ka Eesti meistrivõistlustel. Esimese preemia saab Moona Saar. Temagi treeneriteks on Viktor Korobov ja Reelika Põdersoo. Sind vaid kiidan, saadan lindu lauluni ma, õhetavad nurmed tamaal, kuskil eemal. Linde laulab, ennast sinu rüppe kaotan, hoiad mind hiial väsi, sinu käsi. Mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu kodu hing ei jahtuda, saab võõra ilmaid, on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Sulle laulan, sõnad kirjuks mustriks laotan, tasakesi paitan taevast, pilve vaevast, vihma kalla, metsa kohal latkud alla, tule hilib juuksed lendu, karge hembus loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu kodu hing ei jahtuda, saab võõra ilmaid, on ähvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Maa saab valgeks, kogunevad kõrged hanged, korraks lumiklaar supale, kaob kõik vale, linde aga vilistab mu selja taga, istun siin ja õige tasa, laulan kaasa, loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu kodu hing ei jahtuda, saab võõra ilmaid, on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Sina paned kivi ja tema paneb kivi ja veel keegi ja veel keegi ja saab palju ilusaid maju. Sina lood midagi ja tema loob midagi ja veel keegi ja veel keegi ja saab palju toredaid tegusid. Kuulutame välja Kastre valla aasta vabakonna. Aasta vabakond saab preemiaks 700 eurot. Tunnustuse annab üle Kastre vallavanem Priit Lomp. Aasta vabakonna tiitlile on nomineeritud 3 vabaühendust. MTÜ Võõpste pereklubi, MTÜ Jaago käsitöötalu ja MTÜ Mäksa kolhoos. Kes saab Kastre valla 2020. aasta vabakonnaks?
ja kultuurikomisjoni ettepanekul on Kastre valla aasta vabannaks nimetatud MTÜ Mäksa kolhoos. See on koht, kus saavad kokku valla tehnikahuvilised noored ja täiskasvanud. Mitmete projektide toel on valminud kogukonna garaaž koos olmeruumidega, koostöös Melliste algkoollastajaaga, Võnnu keskkooliga ja Maarjamaa hariduskolleegiumiga on käivitatud iganädalased tehnikaringid kooli noortele. Samuti löödi kaasa ja saadi häid tulemusi 2020. aasta erinevatel offroadi võistlustel üle Eesti. Nüüd teeme teatavaks Kastre valla aasta sündmus ja aasta tegu 2020 rahvahääletuse tulemused. Aasta sündmuse kandidaate oli 17 ja aasta teokandidaate 11. Aasta sündmuse korraldaja saab preemiaks 500 eurot ja aasta teokorraldaja saab preemiaks 1000 eurot. 5 enimhääli saanud aasta sündmust on Maitsva toidu tee, ratsavõistlus Uniküla Halloween, Eesti meistrivõistlused motocrossis Lange motokeskuses, Võnnu kihelkonnakoori kontsert peale 5 ja vanavaralaat Sulle mulle Mellistes. Aasta sündmuse kuulutab välja Kastre valla volikogu esimees Mati Möller. Aasta sündmus 2020 on MTÜ Kurepalu külaselts Priius, Maitsva toidu tee. Palju õnne? Palju õnne? Ja siis samuti. Tänan muidugi valda, kes seda asja tunnustas, aga kõige suurem tänu kuulub neile samale kohvikute pidajatele, neile külalistele, kes seal käisid. Eriti tore oli õhtul kuulda, mina ütlesin tunnustuseks ühte lauset. Järgmine aasta teeme juba niimoodi. Aitäh! Maitsva toidu tee oli Kurepalu külaseltsi Priius poolt korraldatud üritus eelmise aasta augustis. 18 kodukohvikut avasid külalistele oma uksed. Päevale pani punkti kontsert Priiuse seltsimaja hoovis. Esimene jumala saab haamere angedes ei märka, et ta natukene vara talve hädas. Lootsin eelnud pikka päeva, lootsin, et kord sind veel näen, tahtsin, et mu jalad lumes märjaks veel ei saaks. Nüüd ma seisan lumes üles, ikka aina vaatan üles, naeratan muid tunnen veidi külma enda sees. Valge tööd on ammu näinud, sinu jälgi pole näinud, sellel talvel lume seest vist jälgi otsima, no näed siis. Meil sajabki lund, kui see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed las muutu.
siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed vast muutu. Viis enim hääli saanud aasta tegu on Lange motokeskuse sisehalli valmimine, Melliste noortekeskuse ja raamatukogu valmimine, Haaslava lasteaia A ja B korpuse valmimine, kaasav eelarve raames rajatud Sillaotsa kooli võimaluste rohke sisehoov ja Võnnu Hammaste kergliiklustee valgustuse ehitus. Ja Kastre valla inimesed on siis rahvahääletuse tulemusel otsustanud valida Kastre valla 2020 aasta teoks MTÜ Tartu Motorossi klubi eest veetud Lange motokeskuse sisehalli valmimise. Palju õnne! Head vabariigi sünnipäeva! Aasta tegude kategoorias hääletati teisele kohale Melliste noortekeskuse ja raamatukogu valmimine. See maja on tõesti äge ja kaasaegne ning seal viiakse ellu põnevaid projekte. Näiteks Melliste noored võtsid vastu Visit Estonia poolt korraldatud Eesti Rahva Muuseumi tutvustamiseks mõeldud väljakutse ka ära Jaaning ja tegid sellest põneva TikTok video. Ära Jaan. Ära Jaan. Ära Jaan. Kolmandat aastat on Kastre valla traditsiooniks vapimärgiga tunnustada neid inimesi, kes on pikaajaliselt panustanud Kastre valla arengusse. Kastre valla vapimärgid annab üle Kastre valla volikogu esimees Mati Möller. Kastre valla vapimärgi saab Viktor Korobov. Viktor on Mäksa spordiklubi üks asutajatest ning Kastre valla ja Tartumaa tõste spordihing. Oma töökuse ja nõudlikkusega on ta eeskujuks oma õpilastele. Tema käe all on sirgunud viimaste aastate Tartumaa parimad tõstesportlased. Mitmed Kastre valla 2020. aasta tulevikutähtede laureaadid on Viktori õpilased. Oma tööd teeb ta suure kirega. Ma tänan selle suure tunnustuse eest. Ükskõik, mida sa ka ei tee, alati on sul taga meeskond, abilised, toetajad ja ma ei oleks midagi sellist suutnud saavutada, kui ei oleks toredaid poisse, tüdrukuid, kes on nõus rassima ja proovima oma piire. Ma tänan kõiki. Pane käsi alla, siin on Kastre valla vapimärgi saab Ene Runtel. Ene on Järvsellal elanud ja kohaliku külaelu edendanud juba üle 55 aasta. Suuresti tema eestvedamisel ja aktiivsel kaasalöömisel toimus Järvselja ja Rõkka külade liitumine Kastre vallaga. Tal on kogukonna hoidjana oluline roll, sest tema juures raamatukogus saavad inimesed kokku, et tähistada erinevaid rahvakalendripäevi. Toimuvad ühised matkad, kohtumised, kino ja kultuuriinimestega. Ene eestvedamisel toimuvad ka Ahunapalust pärit kohaliku kandlemeistri ja mängija Aksel Tähnase kandlepäevad. Ene algatusel on kirjutatud projekte, et sisse puhuda elu vanale Ahunapalu koolile ja külale. Ene on kaasa löönud Kastre valla mälumängusarjades. Ta on tõeline kogukonna hing. Aitäh! Ma olen väga liigutatud
ja miks ma üldse seal kauges metsanurgas tegutsen, on see, et ma armastan Järvselja metsi ja inimesi. Ja mul on väga hea meel, et Kastre vallavalitsus märkab meid seal metsa sees. Me oleme ju nii kaugel teist. Ja tõepoolest suur tänu Kastre vallavalitsusele märkamise ja abi eest. Ja ühtlasi ma kasutan praegu võimalust kutsuda teid kõiki Järvselja metskonna 100 aasta tähistamisele käesoleval aastal. Meil toimub igasuguseid üritusi ja me anname sellest teile märku, nii et kõik olete Järvseljale oodatud. Aitäh kõigile! Kastre valla vapimärgi saab Tiiu Meerits. Tiiu on Võnnu piirkonna küla liikumise edendaja. Tema eestvedamisel on toimunud Lääniste ja Võnnu külapäevad. Tiiu on pikaaegne laulu- ja mängusilts Looke tegevliige ja pikaaegne Võnnu vallakogu esinaine. Ta on hoolikalt uurinud ja talletanud Võnnus sündinud Gustav Suitsu pärandit. Tiiu on Kastre valla ühe tähtsündmuse, Kaera-Jaani tantsuvõistluse algataja ja korraldaja. 24. veebruari hommikul kell 9.30 olete oodatud Võnnu kirikusse jumalateenistusele. Järgneb pärgade asetamine tseremoonia Vabadussõja monumendi juures. Kell 10.15 toimub tseremoonia Kurepalu monumendi juures ning pärast seda pärgade asetamine Reola mälestusmärgile. Kaunist Eesti Vabariigi sünnipäeva! Andesta meile me vead. Looja kaitse Eestimaad. Peol selleks palveks nüüd seal. Looja hoia hiiepuid. Sest ladvad neil längu on maas. Looja kaitse kodutuid. Kord nad ehk tulevad taas. Kirjas on aegade raamatus. Õndsad on need, kes ei näe. Uskudes, et see on saamatu.